Enn Meri on Saaremaal sündinud, kuid Rootsis kasvanud ja hariduse saanud ettevõtja. Ta lõpetas Malmö Tehnikainstituudi masinainsenerina ja Lundi ülikooli majandusteadlasena. Ent ometi otsustas ta Eestisse tagasi tulla. Kui Eesti sai vabaks, siis mul ei olnud nii väga palju kõhklemist, et ma tahtsin tulla ja tulin ka ja hüppasin külma vette ja on läinud suhteliselt hästi. Enn Meri on elu jooksul omanud 5 ettevõtet. Sünnikohta Saaremaal asutas ta Merrinvest OÜ, mis on 330 töötajaga, seal hetkel suurim töötlev tööstus. Merrinvest on üles ehitatud strateegilisele partnerlusele Saksamaa suurettevõttega Freudenberg, kes otsis partnerit puhtuse, aususe ja korrektse tootmise printsiibil, ehk sooviti Saksa kvaliteeti Eesti kulutasemel. Me oleme väga korrektsed Saksa poole vastu, me pole kunagi üritanud ära pugeda enda vastutusest, vaid ikka, kui on midagi varesti, siis me ütleme, tunnistame ja raputame tuhka pähe ja Nii toodab Merrinvest juba 20 aastat kogu Euroopa autotööstusele kummist tihendeid ja membraane. Membraane kasutatakse autode hüdrolaadijates ning pidurisüsteemides, O-rõngaid aga kütuse sissepritsimissüsteemide ja kliimaseadmete jaoks. 350 miljonit midagi O-rõngat teeme aastas ja see, need lähevad suurem osa autotööstusele ja autokonditsioneeridele. Ja see umbes 7 miljonit autot aastas saavad meie vidimad. Detailid on olemas Audis ja Volkswagenis ja BMWs ja Mercedesis ja Fordis ja Citroën ja Peugeot ja mis nad kõik on, aga neil on märgitud ära Made in Estonia. Kui ütleme, kellelgi on konditsioneerimis, ei tööta seepärast, et midagi lekib, siis mina olen süüdi, arvatavasti. Firma toodang läheb 100% ekspordiks ja mullutusse koliti 15 aastat tagasi laienemise eesmärgil. Tootmises ringi käies leidsime lisaks autovidinatele ka ühe üllatava detaili, mida seal toodetakse. Me teeme ühe membraani, ühe Hiina kohvimasinale ja me teeme neid mingi 5-6 miljon tükki aastast. See kohvimasin, see on luksusmasin isegi, tehakse Hiinas, aga müüakse Ameerikas. Töötajad saavad väljaõpet koha peal ning ka Saksamaal. Enn Meri usub, et parimaks juhtnööriks noortele on eeskujuks olemine, erinevate võõrkeelte õppe ja sihikindlus. See mees on kõik teinud ise algusest, kuni võib öelda sisuliselt lõpuni. Tulla 90ndate keskpaigas Eestisse hoopis teisest keskkonnast, võtta see julgus, siis tulla mitte Tallinnasse, vaid tulla Saaremaale ja kuskile suhteliselt maa kohta. See on lisajulgus ja siis ehitada üles firma, mis annab palju töökohti, mis on edukas ja lõpuks ühel hetkel ise, mitte küll täielikult, aga väljuda nii, et asi jääb seisma, asi jääb püsima. Minu arvates see on nagu eeskujuks kõigile, kes tahavad ise midagi oma kätega algusest lõpuni teha. Ta tuli Saaremaale Kuressaare tööd andma ja minu meelest väga huvitaval alal. Et ei ole ju üldse mingisugust lootust, et Eesti firma kuidagi võiks saada Citroeni või Audi või Opeli või teiste suur automarkide väljatöötajaks. Niimoodi, et see, mida me eestlased saame teha, et sinna müüa allhanget, seda on Enn Meri ka teinud. Ja ta on teinud seda pikaajaliselt. Ma arvan, et ta on harinud seejuures Saaremaa insenere, Saarimaa töötajaid nii logistika kui tootmise osas. Vanameister Enn Merile palju õnne!